Lõpuks on Tucker Carlson avalikustanud maailmale suure üllatuse. Ta käivitab kolmanda erakonna, et proovida konkureerida demokraatide ja vabariiklastega. Aga nagu alati, Tucker Carlson valetab. Ja kulisside taga toimub veel midagi, millest me kohe räägime. Aga kõigepealt värskeim raport, mis just avaldati. Tucker Carlson ütleb, et ta alustab uue poliitilise partei loomist pärast lahkuminekut Trumpist ja vabariiklikust parteist. Konservatiivne taskuhäälingu tegija kavatseb selle partei luua pärast seda, kui ta on lahti öelnud president Trumpist ja vabariiklikust parteist Iraani sõja tõttu. Ma aitan luua kolmanda partei, ütles Carlson intervjuus. Peaks olema siiras pingutus välja selgitada, mis on riigile kasulik, ütleb Tucker Carlson, kes propageerib šariaadi seadust, sotsialismi ja vasakpoolset ideoloogiat ning kõiki neid kohutavaid asju, mis on Ameerika hävitanud. Aga ärme sellele tähelepanu pöörame, unustame selle korraks. See on muidugi see mees, kes teab, mis tegelikult Ameerikale kasulik on. Endine Fox Newsi saatejuht väidab, et kui rääkida kahest tema arvates ameeriklaste jaoks kõige olulisemast teemast, sõjast ja rahandusest, siis on demokraadid ja vabariiklased omavahel täielikus üksmeeles. Tõesti. Mine vaata korraks DSA-d, kes võidavad demokraatide kohti üle kogu Ameerika. Ja siis ütle mulle, kas see kõlab üldse konservatiivselt? Ma ütlen sulle saladuse. Ei kõla. Aga Tucker Carlson teeb jälle midagi väga manipuleerivat, millest me kohe räägime. Ta ütleb, et see pole demokraatia. See on ühe partei riik, mis esineb demokraatiana. Ja see tuleb lõhkuda. Ning tuleb kolmas partei. Ja ma teen kõik, mis minu võimuses, et see juhtuks. Eelmisel kuul ütles Carlson Comedy Centrali taskuhäälingus, et tal pole mingit võimalust toetada vabariikliku partei pärast sõda. Carlson, kes kirjeldas end eluaegse vabariiklasena, väitis, et Trumpi administratsioon reetis USA, minnes Iraaniga sõtta Iisraeli surve tõttu. Loomulikult kuidagi satub see ka loosse. Praegusel hetkel, kuidas mina või iroonilised Ameerika valijad saaksid toetada poliitilist parteid, mis pole lojaalne Ameerika Ühendriikidele ja seab välisriigi huvid oma kodanike huvidest kõrgemale. Ta ütles, et pole võimalik hääletada selliste inimeste poolt. Kogenud poliitikavaatleja pakkus, et tema uus partei keskenduks ennekõike ameeriklaste heaolule. Loomulikult, sest Tucker Carlson on väga vaene ja tal pole tegelikult raskusi. Tead küll, ma mõtlen, kui sa teenid $60,000 aastas, siis sind alandatakse. Sinu eluiga on vähenenud ja tõenäoliselt on kadunud ka lubadus sinu laste tulevikust. Kedagi ei paista see huvitavat. See pole isegi oluline tegur. Ja mind ausalt öeldes ei huvita Hamas. USA valitsuse esmane prioriteet peaks olema oma rahva heaolu. Kuid Carlson vihjas, et tema toetajad ei peaks seda niipea valimissedelil nägema. Ma ei taha olla kandidaat. Ta ütles varasemas intervjuus naljatades, et tal on väga suur kiusatus öelda, ma kandideerin patriarhaadi toetajana. Lihtsalt selleks, et uusi fänne mitte juurde saada. Pärast lahkumineku Trumpiga on president nimetanud Carlsonit hulluks ja kätega vehkivaks narriks. Ta on murtud mees, siis ta vallandati Foxist. Ja ta pole enam endine. Võib-olla peaks ta hea psühhiaatri juurde minema. Ma ei tea, kas hea psühhiaater suudaks Tucker Carlsoni praegu aidata. Ma arvan, et see mees on lootusetu. Ta on nii ilmselgelt, lausa kinnisideeliselt, tähelepanu keskpunktis olemisest haaratud. Ja tal pole sõna otseses mõttes mingit moraalset probleemi levitada kõige ohtlikumaid ideid selle nimel. Aga sa juba tead minu mõtteid ja arvamusi sellest, kui hull Tucker Carlson on, sest sa oled juba mõnda aega selle vastuliikumisega kaasas olnud. Kui sa pole seda veel teinud, siis tere tulemast ja vajuta tellimisnuppu ning teavituskella ja pane sellele videole like. Tere tulemast! Nüüd oled osa liikumisest, mis seisab vastu hullusele. Aga, nagu ma selle video alguses ütlesin, tundub, et see on natuke nagu fassaad millelegi muule, mis tegelikult toimub. Midagi, mida Ben Shapiro õnneks oskab väga hästi selgitada. Nii et asi on selles. Ma loodan, et Tucker käivitab kolmanda partei. Miks? Sest see saab hävitavalt lüüa. Kolmandad parteid saavad hävitavalt lüüa. Ma tahaksin väga näha selget referendumit Tuckeri perverssete vaadete üle, aga ta ei tee seda. Asi pole tegelikult selles. Mäng käib nii. Tucker näeb, et vabariiklastel läheb ilmselt 26. aastal halvasti. Ta tahab öelda, et põhjus, miks vabariiklastel 26. aastal halvasti läks, on see, et nad võõrandasid olulisi inimesi nagu tema. Ja seega, kui soovite 28. aastal võita, peate kogu partei poliitika suuna tagasi Tucker Carlsoni poole pöörama. Tucker ei käivita reformiparteid. Tucker käivitab DSA või DSA, Ameerika Tuckeri sotsialistid. Tema eesmärk on, et vabariiklased kaotaksid 2026 aastal. Ta tahab, et vabariiklased kaotaksid. Ma mõtlen, ta ei varja seda. Ta on öelnud, et ta ei hääleta vabariiklaste poolt. Ta tahab, et vabariiklased kaotaksid. Ta on siin selleks, et konservatiive enne aastat 2026 demoraliseerida. See ongi eesmärk. Mida halvemini vabariiklastel läheb, seda rohkem saab Tucker Carlson siis teeselda, et vabariiklased kaotasid sellepärast, et nad valmistasid pettumuse valijatele nagu Tucker Carlson. Tegelikus on see, et kui vabariiklased kaotavad 2026 aastal, siis sellel on palju erinevaid põhjuseid. Tegemist on vahevalimiste aastaga. Trump on ebapopulaarne ja on olnud tõesti juba aasta aega ebapopulaarne.
aga vabariiklastel 2026 aastal hästi ei lähe, siis see ei ole sellepärast, et Tucker ja tema 5 sõpra ei hääletanud vabariiklaste poolt, vaid see ongi kogu mäng. Kogu mäng seisneb selles, et öeldakse, ma loon 3. partei, sest viha on nii palju. On nii palju rahulolematust, et minu 3. partei on tõsiselt võetav jõud Ameerika poliitikas. Aga ta ei tee seda, sest see paneks selle väite tegelikult proovile. Ta ei tee seda. See ongi eesmärk. Kas sa ei näe? Kas sa ei saa aru? Te vajate meid, vabariiklik partei. Te peate kõik oma poliitilised seisukohad viima Putinit toetavale, Iraani toetavale, Hiinat toetavale ja Ameerika vastasele poolele. Te peate seda tegema. Tucker ei loo siin mingit vabariiklikku partei rivaali. Ta seisab väljaspool vabariiklikku parteid ja ütleb siis, et kuna nad ei andnud seda talle, sellepärast me kaotasimegi. See ongi eesmärk. Ja see on lihtsalt veel üks põhjus, miks me tegelikult peame võitlema. Sest inimesed... Ma mõtlen, kas sa suudad seda uskuda. Kui see on tõsi ja ausalt öeldes ma usaldan Ben Shapirot nende asjade puhul täiesti, ta lihtsalt teab neist teemadest rohkem kui keegi teine. Aga kas sa suudaksid uskuda, et Tucker Carlson on valmis vabariikliku partei sõna otseses mõttes hävitama, et oma ego toita? See on see, mida ta on praegu valmis tegema, et inimesed tema poole tagasi pöörduksid. Seda ta üritabki teha, nagu Ben Shapiro ütleb. Ja see on vastik. Inimesed, kes hoolivad riidist. Inimesed, kes tõeliselt hoolivad Ameerika põhiväärtustest. Sellest, mida me sel nädalavahetusel tähistame. Me peame tegelikult võitlema 2 jõuga. Üks on vasakpoolsed koos DSA-ga ja teine on nende äraspidiste liitlaste jõud ärkparemal, kes hoiavad nendega käest kinni, kes kallistavad neid. On põhjus, miks Tucker Carlson ja Cenk Uygur on nüüd kallistamissõbrad. Meie põhimõtted on olulised. Mõned meist on hoidnud samu põhimõtteid kogu oma poliitilise karjääri jooksul. Mõned meist pole kunagi liikunud mitte grammi. Mõned meist on alati kaitsnud eraomandit ja vabu turge. Mõned meist on alati kaitsnud rahu läbi jõu. Mõned meist on alati kaitsnud traditsioonilist voorust ja traditsioonilisi väärtusi. Mõned meist pole muutunud. No on ma kogu aeg siin olnud. Sellepärast Daily Wire eksisteerib. Sellepärast see asutatigi. Mitte lihtsalt mingi üldise vasakpoolsete vastase brändina, vaid sellepärast, et me tegelikult hoolime põhimõtetest, mis on selle riigi aluseks. Nii et jah, kui me sel nädalavahetusel 4. juulit tähistame ja loomulikult peaksime, sest Ameerika on parim koht planeedi maa ajaloos, siis suurim privileeg peale korraliku perekonda sündimise on sündida Ameerikas. Me kindlasti peaksime seda tähistama ja minu pere teeb seda ka. Kuule, me loodame saada 4 juuli beebit. Aga me kõik peame meeles pidama, et meil kõigil lasub tohutu vastutus nendel väga ohtlikel ja keerulistel poliitilistel aegadel. Me peame tagama, et Ameerika jõuaks 250. aastapäevast 251-ni, siis 300-ni ja lõpuks 500-ni. Ja see juhtub ainult siis, kui me seisame jätkuvalt nende põhimõtete eest, mis on olulised. Kui sa ei alistu parempoolsete nagu Tucker Carlson või vasakpoolsete nagu Zohar Mamdani valedele, kes nüüd jälle üksteist pallistavad. Sa ei kummarda kommunismi, marksismi ega sotsialismi ees, mis maskeeruvad mingiks ühiseks hüveks või konservatismiks. Sa ei lähe kaasa Ameerika vaenlastega. Et sa ei lähe Venemaale ja ei nõusuta seal leiba. Tead, kõigepealt loodan, et tal sünnib laps. See on põnev uudis. Palju õnne Ben Shapirole ja tema naisele. Aga tead, mis on nii huvitav? Kui ta ütleb, et mõned meist pole kunagi oma arvamust muutnud. Ma mõtlen, et see on tõsi. Me oleme nii harjunud sellega, et inimesed muudavad oma poliitilisi arvamusi iga 15 sekundi tagant, et see tundub meile normaalne. Aga tegelikult, oota korraks. Võib-olla tahad sa usaldada neid inimesi, kes on tegelikult läbi mõelnud, mida nad usuvad. Ja siis nad käidki selle juurde. Ilmselgelt inimesed võivad areneda, muutuda ja kasvada. Ja muidugi, aga on ka inimesi, kes lihtsalt teavad, mis neile korda läheb ja mida nad väärtustavad. Näiteks, ma tean, et minu jaoks on mu perekond oluline ja ma kaitsen oma perekonda ning hoolin alati oma perekonnast ja kaitsen alati oma perekonda. Ma tean, et see on tõsi. Kas võiks juhtuda midagi tõeliselt veidrat? Ma mõtlen, ei. Ma armastan alati oma perekonda ja kaitsen alati oma perekonda ning seisan alati nende eest. Ja ma tean, et see kehtib väärtuste, minu ühiskonna ja nende asjade kohta, mis mulle korda lähevad. Ja ma tean, et see kehtib Penny ja Daily Wire'i ning nende jaoks oluliste asjade kohta. Ja ma tean kindlalt, et see ei kehti Tucker Carlsoni suguste kohta. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.